hommikut, kell on mingi 9, Horvaatia piir, seal mingi paarsada meetrit ületasin eile õhtul, 12:30 Ungari, Horvaatia piiri. Mõtlesin, et siin saab gaasi vahetada, ega ei saa, kuna siin on vähe teise kogusega balloonid, muud osta ka ei saa. Siis jama, praegult vähemalt. Aga ma tangin nüüd vähe mannergutesse juurde, ma paagi täis, siis senkle kuskil edasi. Teemaksu kohta ütles mingi, et ei ole vaja osta, et mine sõida, mingi poom on ees, siis maksad, siis läheb poom lahti, nii palju maksad, kuidas poom lahti tuleb. Kuidagi sain hakkama oma igase inglise keelega. Ma ei oodata, kui see autost minema läheb. Nüüd saada minna tankima, vett panna ja aga õige otsus oli vist siia tulla. Esialgu olin häppi, et vaatasin samasugused gaasiballoonid, aga nad on kogusega väiksemad. Aga pole hullu, vaatame. Hei, Kiipsimaal saate kohe infot. Sellega on kõik öeldud. Minuga on kõik hästi. Tulin eile õhtul 11:30 jõudsin Horvaatiasse. Siin praegu tankisin kõik oma mannergud täis. Ja sain 5G interneti, mis on mõeldud spetsiaalselt turistidele, täiesti toimiv. Et olen nüüd Horvaatias, nüüd on veel probleem gaasiga. Et siin on vähe teist mõõtu balloonid, kuid samad, aga ma arvan, ma saan veel gaasi ka ja siis on elu jälle very wonderful life. Ja nüüd ma opereerin siit, lähen sinna, saingi tünga. Kuradi Vahemeri, mingi Aadria meri tuleb nüüd, jumala kuradi künnivagu vett täis, mingi pisike lompna. Sükest merd olen Soomes näinud küll ja küll, aga noh, eks ma nikerdan nüüd väike aega siin jälle edasi, aga mõnus. Tuul on kõva väljas, on mingi 7 sooja. Väga ilus, saan oma videosi hakata laadima, et kõik nüüd on internet. Öeldi, et see unlimited ja töötab täies ajaga. Paistama seal ei pea seiklema, mine sa tea. Kõik on jätkuvalt võimalik. Aga ja, kiirteed eelis on jah see, et saad mugavamalt sõita ja kiiresti aja kulub väike. Aga minul seda aega mul on. Absoluutselt kuhugi kiiret. Selles mõttes, et ma ei pea mööda kiire teise vaama, et kiire on väga kiire jõuda ookeani äärde. Siis ma ei tea, mis saab edasi. Maa on täitsa tühi. Ma räägin, kui turistina praegu tuleks, käiks, siukseid kohti ei näekski. Vaid mingi kallist kaupa turistidele orienteeritud elu ja kõik on ilusti üles haibitud, tehtud spetsiaalselt, kõik oleks ilus kena. Tegelikult see fassaadi taga bullshit kõik.
läbi, no okei, olid ilusad majad ja kõik, aga ikkagi see tänapäeva uhke elu, et siin oleks vett saanud ja peaaegu oleks peegli kaasa võtnud tee äärest. ja, siuksed autod siin, väga hea. Täitsa põnev. Tundub, et ma olengi jälle mägedes. See, mis nad enne paistsid. Siuke mõnu mäemaksudega. Jaa, ma kõrgel mäeotsas, ma siin vaatan tagasi. 12% mäelangust, väga hea. Horvaatia Nordkap. Täitsa mõnus. Aga palun, kõik on võimalik. Olemegi siin. Naudime eluolu. Oi. Täitsa põnev. See moonu mööda, on vähe kiirem. Mis siin toimub, mina ei tea midagi. Iga millimeeter, iga tuhandik sekund on uus olukord. Ma ei tea, ausalt. Loodan, et see 370 kilomeetrit ei ole kõik suge tee. Ma jõudaks ka mitte kuhugi.
uskumatu, kuhu ma olen turninud. 847 meetrit oli seal allpool märk, sealtpoolt tulen. Sinna ümber kurve lähen. Aga vot, sihukestes mägedes ma olen turninud täna. Üle 100 kilomeetri. Üles, alla, paremale, vasakule. Mingi 40 kilomeetrit on veel ees. Tõsine tööpäev. Et Siim, kui sa tahtsid tulla mu jälgida, sa võid siia, ma soovitan sul tulla. Siin on joppenpuhk. Seda eluvõike ära vaadata, mis siin on. Seda ei saagi videoga ja piltide ja sõnumaga edasi anda. See on uskumatu, mis siin on. Väga lahe. Teekond jätkub. 160 kilomeetrit. Aadria mereni.